tuli siin ülistuse ajal üks nagu tunnetussõna, et ma tunnen, et isegi siin koguduses ja neile, kes vaatavad läbi ekraani ja võib-olla paljudes Eesti kogudustes on inimesi, kellel kripeldab see, et kirikus on antud hetkel kuusepuu. Ja see segab nende ülistust, sest tal on justkui selline mulje, nagu see on sinna pandud nagu ülistusobjektiks. Ja ma tahan sulle aga kõigile midagi öelda selle kohta ja ma teen väikse sellise ajaloo kiirkursuse. Iisraeli rahva ajaloos oli palju selliseid asju, millel oli selline paganlik taust ja mille Jumal võttis ja pühitses ja andis sellele uue tähenduse, mis tegelikult lõpuks teenib Kristust. Enne kui Iisraeli rahval, enne kui juutidel oli paasapüha, siis seesama praktika oli tuntud tema naabrite paganate keskel. See, mida tehti uksepiitadega, see, mida tehti linnaväravatega, see oli kõik, see teenis ebajumalaid. Sinna pandi kujukesi, sinna tehti erinevaid ohvritalitusi. Ja ühel hetkel, kui Jumal hakkab päästma Iisraeli, siis Jumal ise oma ideena võtab selle ja ütleb, et tead, nüüd võtate selle talle ja te määrite selle vere sinna. Ja te näete, kuidas Uue Testamendini välja, siis lõpuks see sama paganlik praktika korraga teenib Kristust. Ja kogu selle aja vältel süü ei olnud ei uksepiitadel ega linnaväravatel. Sama asi on šmaaga. Jumal ütleb, et mina olen ainuke Jumal, ainuke, keda ülistada. Ja nüüd need sõnad, mis ma teile räägin, neid pange oma südamele ja pange siduge need oma otsa ette ja käe peale ja pange need oma uksepiitadele ja linnaväravatele. Tekst ütleb oma väravatele, aga mõte on see, et linnaväravatele. Milles point oli? Point oli selles, et kõik ümberkaudsed rahvad, nad panid oma kujukesi sinna uksepiitadele ja linnaväravatele ja kui nad midagi kirjutasid, siis see teenis ebajumalaid. Ja Jumal ütles, et ei, meie võtame selle asja. Ja nüüd me paneme kujukeste asemele kirja, et Jahve on ainus. Mõistate, et või võtame ohvrikünkad. Kui psalmist ütleb, et ma tõstan oma silmad mägede poole ja ta vaatab neid mägesid enda ümber ja ta küsib, et aga kust mulle minu abi tuleb? Mis toimus mägedel? Mis toimus küngastel vanas Lähis-Idas? Selle künka peal ohverdati Asherale, selle künka peal ohverdati Baalile. Nüüd, kui inimene tõstab silmad ja vaatab künkaid või mägesid enda ümber, siis ta tegelikult näeb osa loodut, mis on pühitsetud ebajumalate, ehk siis ülejäänud loodu või isegi teemonite kummardamiseks. Ja ta ütleb, või küsib, et kus mulle minu abi tuleb? Ja ta ütleb, et minu abi tuleb maa ja taeva looja käest. Teisisõnu, kõik need künkad me võtame tagasi sellepärast, et Jumal on need loonud. Ja sellepärast Vana Testament kasutab sellist keelekasutust, et Jumal on tõstnud lasta tõusta ühe mäe, ühe künka, kus toimub ülistus. Ja selle märgiks, et mitte see, et me enam ei lähe küngastele, sest künkad on paganate omad. Aga me võtame selle tagasi ja see ei ole nagu kaaperdamine, sest see ei ole kaaperdamine, kui sa võtad midagi tagasi, mis kuulub Jumalale algusest peale. Ja ta ütleb, et me võtame selle tagasi ja siin mäel ülistatakse maa ja taeva loojad, kes omab kõiki neid künkaid. Ja samamoodi Eestis ei ole mägesid, on ju, kahjuks. Ma tahtsin aamen öelda, aga ma ei ole väga õnnelik sellele. Mulle meeldivad mäed. Ja meil on mets. Ja samamoodi, kui Eestisse tuli ristiusk, siis inimesed käisid ju pagan talitusi tegema nendes hiiepuude juures, on ju, sest meil ei ole mägesid. Ja ühel hetkel kristlased panid sinna ristimärki peale. Ja mina usun, et seal ei olnud lihtsalt see sünkretism, et nüüd me ei saa aru, kas me ülistame loojat või puid, aga see oli märk sellest, et ei, see puu kuulub Jumalale ja see loodu, nagu mina olen loodu, see ülistab Jumalat. Ja samamoodi kuusepuu, nii nagu uksepiidad või künkad või linnaväravad, ei ole
süüdi selles, et ühel hetkel ajaloos teda on kasutatud ära paganlikult. See, mis toimus 17 või 18 sajand ka Eestimaal või varem, see kuusepuu on sellest meelt parandanud. Kuidas ma seda tean? Siis ma mõtlen sellele, kuidas kuusepuud kasutati nõukogude ajal. Ja kui kellelgi oli kodus kuusepuu nõukogude ajal, siis see ei olnud märk sellest KGB-le, et ahah, siin on nüüd mingisugused taarakummardajad või mingisugune paganlik talitus. See oli märk, et siin kodus räägitakse Jeesusest. Ja kuusepuu mitte nagu ülistusobjekt, aga nagu kaastunnistaja. Tegelikult oli stabiilsem tunnistaja kui paljud kristlased läbi nõukogude aja. Selles mõttes, et need, kes kaugenesid oma usust ja ei julgenud välja rääkida, kuusepuu seda ei teinud. Ta oli meelt parandanud, ta oli raske ajalugu ja nüüd ta tunnistab Jeesusest. Ja mina mõtlen vähemalt Eesti kultuuri kontekstis, et kui kirikus on kuusepuu, siis see ei ole ülistusobjekt, aga see on kaastunnistaja. Ka sellest võib-olla raskest, võib-olla isegi piinlikust ajaloost, mis meil on olnud. Aga see printsiip on see, et kogu loodu kiidab Jumalat. Ja nii kaua, kui see vahekord on paigas, nii kaua, kui looja on kõrgeks tõstutud loodu poolt, siis toome neid pajuoksi või kaseoksi või palmipuid meil ei ole, aga ja paneme selle kõik Kristuse jalge alla. Ja paneme kuuse ka, sest ta on tunnistaja meie ajaloos Kristusest. Kui keegi tahab natuke akadeemilisemalt keelt, siis misioloogias öeldakse, et see, mis sünkreatismi eristab kontekstualiseerimisest, ongi see, et kellele kuulub ülistus. Kui me hakkame laulma, et o Tannenbaum, ja see on meie ülistusset, siis võite pastorile vihase kirja saata, ma kirjutan ka alla. Aga kuni asjad on perspektiivis ja kuusepuu ülistab, on kaasülistaja ja tunnistaja, siis on kõik hästi. Okei, võtke lahti 4. Moosese 14. peatükk, 13. esialgu ja siis pärast lähme järgmisesse 4. Moosese 13. peatükk. Ma tahan, et te mõningaid salme näeksite oma silmadega siin. Ja ma tahtsin metsa kohta seda öelda, et kui Nõmmel jutlustada, siis peab metsa minema, et inspiratsiooni saada. Ja huvitaval kombel mul oli ka niimoodi, et mul oli nagu see jutlus juba haudunud niimoodi mitmeid nädalaid südamel ja mõtlesin, midagi on nagu puudu. Ja tavaliselt, kui ma seda mõtlen, siis puudu on see, et tänapäevased näited, sest ma alati tahan piiblist rääkida ja kõik koguduse liikmed alati ütlevad, et kuule, too tänapäevaseid näiteid ja muidu me ei saa aru. Ja neil on õigus. Ja oli tänapäevased näited olid puudu ja midagi oli veel sellest sõnumist puudu. Ja korraga ma saan aru, et ma olen metsas ja ma pean Nõmmel jutustama, et siin tuleb. Ja ma raiusin metsas äiale puid. Mõni ütleb, et lõhkusin, ma ei langetanud, aga ma tükeldasin. Ja raiusin seal metsas äiale puid ja tuli 3 järjestikust päeva. Nii et ma sellepärast ütlen, ma ei tea, kuidas me 2 tunni sisse ära mahume, aga ma algul teeme siis süva eksegeesi, lähme sõna sisse ja siis tuleb teile järgmine tund tänapäevased näiteid need raiumisest. Ja 4. Moosese 13. peatükk. Nüüd, et anda konteksti, 2. Moosese raamat räägib sellest, kuidas Jumal päästab Iisraeli rahva Egiptuse orjusest, viib nad välja, siis seal nad rändavad läbi kõrbe ja jõuavad Siinai mäele. 2. Moosese raamat, selle viimane pool, on Iisrael Siinai mäel. 3. Moosese raamat, Iisrael Siinai mäel. Seal antakse käsud ja kõik juhised. 4. Moosese raamat, ikka nad on seal mäe jalamil. Aga siis nad hakkavad läbi kõrbe mäelt rändama siis tõotatud maa poole. Ja siin on see kontekst, laiem kontekst, kus me selle peatüki leiame. Ja siis 13. peatükis on juttu sellest, et Issand ütleb Moosesele, et läkita mehed uurima Kaanani maad, mille ma annan Iisraeli lastele. Ja te vist juba teate, et siin nende 12 spiooni või maakuulaja seas on ainult 2 meest, kelle nime me mäletame.
Tähendab, kõik need teised tüübid on unustuste hõlma läinud. On ju? No kas te tunnete kedagi, kui te vaatate siin salmi 4-15, et kas te tunnete kedagi, kelle nimi on näiteks Sammua või Saafat või Igal või Balti või Kadiel või Kemalli, Ammiel, Setuur, Nahbi, Keuel. On teie pojad või tütred nende nimedega? Okei, kas te tunnete kedagi, kelle nimi on Kaaleb või Joosua või Kalev, nagu ma siin varsti selgitan? Kalev, Kaaleb, Joosua või Hoosea. No need on juba tuttavamad nimed. Ja põhjus on just sellepärast, et need teised nimed, need isikud ja nende pered ei jõudnudki tõotatud maale. Ja see lugu kulgeb siin niimoodi, et issand läkitab need maakuulajad välja, et vaadata, kas see tõotatud maa, milline see välja näeb, kas see vili on nii hea, nagu ma rääkisin, et piima ja mett voolab, kas seal millised rahvad seal on nad suured või väiksed. Ja need tulevad tagasi. Ja kes lugu teab, siis teavad, et nad tulevad tagasi tegelikult valetunnistusega. Ja osaliselt on seal tõtt ka. Nad ütlevad, tõepoolest käisime ära, see maavili on täiega lahe, täiega hea. 2 meest võttis, et ühte viinamarja kobarat tuua. Sõna otseses mõttes. Aga teate, seal on päris suured hiiglased. Ja seal on vägevamad rahvad kui meie. Ja nüüd, poisid, on aeg ots ümber pöörata tagasi Egiptusesse. Aga väikeste eranditega. Nimelt, salmis 30, need peatükk 13 ja salm 30 ütleb, et siis Kaaleb vaigistas rahvast Moosese ees ja ütles, mingem siiski ja vallutagem see, sest me suudame selle alistada. Aga mehed, kes olid käinud koos temaga, ütlesid, me ei või minna selle rahva vastu, sest see on meist vägevam. Ja nad levitasid Iisraeli laste seas laimu maa kohta, mida nad olid uurinud, öeldes, maa, mille me uurides läbi käisime, on maa, mis neelab oma elanikud ja kogu see rahvas, keda me seal nägime, on pikakasvulised inimesed. Me nägime seal hiiglasi, Anaki, poegi, hiiglastest soost ja me olime iseenda silmis nagu rohutirtsud ja samasugused olime meie ka nende silmis. Nüüd üks põhjus, miks te ei ole oma poegadele neid nimesi pannud, mis me ette lugesin, on see, et selle asemel, et vaadata Jumala suurusele ja kuidas Jumal seni neid oli välja toonud ja päästnud ja varustanud, selle asemele nad vaatasid hiiglaste suurusele, aga tegelikult tekst annab meile ühe vihje siin viimases salmis. Nad vaatasid millegile veel valesti otsa. Ja vaata seda salmi 33. Me nägime seal hiiglasi, okei. Aga siis me olime iseendi silmis nagu rohutirtsud. Minu meelest on huvitav, et Piibel siin ütleb, et enne kui nad nägid, et nood seal on liiga suured, nad nägid, et meie siin oleme liiga väiksed. Ja see enese pilt nii-öelda peeglisse vaadates oli sama vale kui nende tunnistus. See, et nad endile tundusid nagu rohutirtsud. Ja see, nii-öelda, ma julgeks öelda, teemolik alaväärsus, mis senimaani varitseb nagu nii Jumala rahvas kui üldse maailma rahvaid, oli nõnda ka Iisraeli kõrberännakute ajal. Eelmine nädal ma vaatasin teie teenistust, keegi andis tunnistust ja mainis ühte noort, kes oli endalt elu võtnud. Ja see paraku on meie ühiskonnas nagu tendents, et see ei juhtu mitte üks kord, aga me näeme seda nagu kogu aeg. Ja peaaegu alati nendel olukordadel see noor on lõpuks jäänud uskuma valet ja valet iseenese kohta. Mis siis, et ta ei teagi võib-olla, et on olemas saatan, ta ei tea võib-olla, et on olemas Jumal, aga ta jääb uskuma seda valet, et mina ei vääri, mina olen rohutirts. Minu elul ei ole mõtet.
Panete tähele, et enne kui, mitte et hiiglased ütlesid, et me oleme rohutirtsud ja siis me tundsime ka niimoodi, aga me vaatasime endale otsa, me olime ise rohutirtsud. Ja siis, mõistate, kui sa vaatad nagu, ütleme, et kui sa oled poksiringis kellegiga, tänu jumalale ma väga palju pole olnud, aga ma olen palju filme vaadanud. Ja kui keegi on nagu kahe võitluses poksiringis, siis kui see põhi nagu vahtimine üksteisele otsa seisneb selles, et kas ma suudan sind teha nagu arglikuks. Et kui sa nagu näed rohutirtsu moodi välja, siis on nagu võit kotis. Ja kui sa hakkad nagu võbelema vastase ees, siis tundub vastasele, et sa oledki rohutirts. No. Ja see argus, see nagu vale argus ja alaväärsus, kuhu see neid viib? Nüüd läheme järgmisesse peatükki. Ja siis terve kogudus tõstis valjusti häält ja rahvas nuttis selle öösel. No mina loen seda salmi, ma mõtlen, et meeleparandus, paastumine, nad muudavad meelt. Aga kuulake, mille pärast nad nutsid. Kõik Iisraeli lapsed nurisesid Moosese ja Aaroni vastu ja terve kogudus ütles neile, oleksime ometi surnud Egiptuse maal või siin kõrbes, oleksime me ometi surnud. Ja nüüd mõelge selle noore peale, kes endalt elu võttis ja paljude teiste peale, kellel see rohutirtsu tunne lõpuks on, et ma ei ole mitte keegi, ma ei vääri mitte midagi, mu elu on mõttetu. See viib surma lõpuks. Ja see viib isegi selleni, et sa tahad surma. See on see, mida nad ütlevad. Me oleksime surnud orjuse riigis. Miks issand viib meid sellele maale, kus me langeme mõõga läbi ja meie naised ja lapsed jäävad saagiks? Kas meil oleks parem minna tagasi Egiptusesse? Ja nüüd on selline, teevad uue demokraatia siin. Valigem pealik ja mingem tagasi Egiptusesse. On ikka taina pead. Nii. Ja siis Mooses ja Aaron heitsid silmili maha kogu Iisraeli laste kokku tulnud koguduse ees. Ja Joosa, Nuuni poeg ja Kaaleb ja Fune poeg maakuulajate hulgast, aga käristasid oma riigid lõhki ja rääkisid kogu Iisraeli laste kogudusele öeldes, maa, mille me läbi käisime, et seda uurida, see on väga hea maa. Ja kui issandal on meist hea meel, siis ta viib meid sellele maale ja annab selle meile maa, mis piima ja mett voolab. Ärge ainult pange vastu issandale ja ärge kartke maa rahvast, sest nad on meile parajaks palaks. Nende kaitse on nad maha jätnud, aga issand on meiega, ärge kartke neid. Ja nüüd, kui ma selle salmini loen, ma mõtlen, et lõpuks ometi, nüüd on siis nagu see meeleparandus, käristavad riided lõhke, nüüd on pööre. Sellepärast, et juhid, 4 tükki, kellel veel 2 kõrva vahel midagi õigesti liigub, nad võtavad julgustaja rolli ja nad ütlevad, ärge kartke. Te ei ole rohutirtsud, sest Jumal on teiega. No mõtleks, et nüüd on pööre, on ju. Vaata, mis reaktsioon on. Nii, ma kadus nüüd. Salm 10 oleme siis. Siis ütles terve kogudus, et nad tuleks kividega surnuks visata. Lase meil rahus minna tagasi Egiptusesse ja seal surra, sest meie oleme rohutirtsud. Kui sa meile ette jääd, siis me võtame kõik oma jõu kokku, seda, mida me muidu nagu hiiglaste vastu oleks kasutanud, aga võtame siis kokku, et vähemalt teid kividega surnuks visata. Ja siis issand ütles, et davai, ma lõpetan selle projekti ära. Sina, Mooses, Aaron, Kaaleb, Joosa, teiega poisid lähme edasi, aga need ülejäänud seltskond ma löön nad maha. Ja mida hakkavad need tegema, keda just ähvardati neid kividega surnuks visata? Nad hakkavad eespalvet tegema. Hakkavad paluma, et Jumal annaks andeks. Aga kellest ma tahan eriliselt rääkida, on see, kes minu meelest ei saa väga palju tähelepanu. Ja ma palun, et me paneme selle 14.24 salmi sinna seina peale, kui saab. Ma tahan teile rääkida tegelikult Kalevist või Kaalebist. Heebrea keeles ta nimi on pigem Kalev, minu kõrvadele.
Ja ma tegelikult uurisin ka natuke seda, et miks eesti keeles, miks eesti piiblis ei ole teda nagu, miks ei ole tõlgitud Kalev, nii nagu on ju väga eestipärane nimi. Ja ilmselt eestikeelne tõlge toetub rohkem nagu kreekakeelsele Septuagintale, kus tõesti on nagu rohkem B-täht ja nagu Kaaleb. Kes kohvipausi ajal tahab, pärast ma võin pikka teooria rääkida sellest, nendest nimedest. Aga point on sellest, Kalev või Kaaleb, tema saab natuke vähem tähelepanu. Joosuale kirjutatakse siin terve raamat varsti, on ju, ja tema saab Moosese mantlipärijaks. Aga algul see lugu nagu tegelikult tõstab esile Kaalebi. Ja mina usun, et see aeg, kuhu Jumal on Eesti kirikut kutsumas praegu ja kristlasi, on aeg saada nagu mitte siis Kalevi poegadeks, aga ütleme siis Kaalebi poegadeks ja tütardeks. Selle nii-öelda piibli Kalevi poegadeks. Ja vaatame seda salmi, see on päris hämmastav ja siin me teeme natuke eksegeesi ka. Muud viisi ei saa lihtsalt. Aga oma sulasele Kaalebi viin ma sellele maale, kus ta on käinud. Ja tema sugu pärib selle maa. Sellepärast, et temas on teistsugune vaim ja tema on kõiges mulle järgnenud. Nüüd see fraas seal on kaks huvitavat fraasi. Üks on see teistsugune vaim, mis on päris huvitav. Mõned ütlevad, et see on nagu väljendab sellist suhtuvist või karakteri. Mina usun, et isegi karakter on lõpuks midagi, mida Jumala vaim meis vormib. Et ühel või teisel viisid on see ruach aharet, seal on seotud nagu Jumala vaimu tööga. Ja temas on teistsugune vaim ja siis see teine fraas seal, mis on suhteliselt hästi tõlgitud, aga ikkagi puudulik, et ta on kõiges mulle järgnenud. See tegelikult on nagu heebrea keeles palju keerulisem. Sellepärast, et seal on tegusõna järgnenud, tegelikult selle asemel on asesõna minu järel. Ja seal, kus on tegelikult tegusõna, ehk siis kõiges, seal on tegelikult tegusõna. Ja see tegusõna seal ei ole mitte tulnud või kõndinud, nii nagu tavaliselt on see sõna paar Vanas Testamendis, et kõndinud minu järel, järginud mind. Aga see sõna ta on täitunud. Ta on saanud täis minu järel. Päris haruldane fraas Vanas Testamendis. Milea harai. Ehk siis ta on saanud täis või täituvalt olnud minu järel. Ja seda esineb ainult 8 korda Vanas Testamendis seda fraasi. Ja 6 korda viitab see Kaalevile. Ja 2 nendest ka Kaalebile ja Joosuale. Ja 2 nendest viitab ta siis sellele, et Jumal ütleb, et nad ei tulnud täiega minu järel. Nii et võiks seda fraasi võib-olla tõlkida, et ta on täiega minu järel. Aga kui tahta see tegusõna ka sinna panna, siis ta on saanud täis minu järel. Kohmakas, sellepärast teevad tõlkid selliseid asju. Ja ma vaatasin, mis ingliskeel sellega teeb. Ingliskeel on ka hädas. Mõni näiteks New International Version ütleb, et he has wholeheartedly followed me. Et on täie südamega mind järginud. Ja see on veel eriti kihvt tõlge, sellepärast, et see, ma arvan, see tõlge viitab ka Kalevi nimele. See piibli Kalevi nimele. Sest Kal on kogu ja Lev on süda. Kui su nimi on Kalev, siis see tähendab kogu südamega. Mis lahe on ju. Ja seal on veel üks tegelikult kihvt sõnamäng, nüüd läks nagu käest ära, aga samad konsonandid võivad viidata ka sõnale kevel, mis on koer. Ja see võib-olla tundub meile natuke niimoodi, et koer ei ole nagu väga positiivne, et koera ilm ja kõik on nagu... Aga teate, mis juba Lähis-Idas oli teada see asi, et kõige ustavam loom on koer. Koer oli ustavuse, lojaalsuse märk. Ja see, et piibel kutsub seda meest Kaalebiks või Kaleviks, tähendab, et ta on kogu südamega millegi juures ja ta on ustav. Aga see fraas minu jaoks viitab ka sellele, et ta täitub millegiga. Ta saab midagi täis. Tal on teistsugune vaim.
Ja see on nii kihvt, sellepärast, et kui me Uude Testamenti jõuame, siis need 2 motiivi võtavad vaata Uue Testamendi kokku. Tule minu järel, Jeesuse jüngerluskutse, käi minu järel, tule minu järel, järgi mind. Ja siis see, et saage täis püha vaimu. Ja mis ma usun, mis selle Kaalevi või Kalevi põlvkonna identiteet ongi see sama, et ta on tugev nii jüngerluses kui selles, et ta saab täis Jumala vaimu. Ta täitub sellega, keda ta järgib. Nüüd ma eksegeesis tulen natuke, vaata mõni silmapaari ma läheb natuke niimoodi. Aga ma arvan, et see on oluline, sest me ei saa nagu eesti keeles seda kätte. Ta on täituvalt, ta on täitunud minu järel. Temas on teistsugune vaim ja sellepärast tema saab selle maa. Ja nüüd ma tulen oma selle raie analoogia juurde lõpuks, tänapäevane näide, palju enne kõigile. Ja see on kõik raiumisest, ma olen nüüd 4 päeva järjest nagu raiunud puitäia juures või tükeldanud. Ja ma mõtlen Kaalebi peale, et kuidas ta võis tunda, olles niivõrd erinev sellest massist, mis tahab minna tagasi Egiptusesse. Ja see analoogia on just see, et ma tunnen, et see Kaalevi põlvkond esindab seda 40 või selle 40 aastal lõppu tegelikult, mis ka see Eesti rahvas siin on elanud pärast Nõukogude aega, oodates sellist veel suurt ja suuremat rahvuslikku ärkamist just Jumala poole, vaimulikku ärkamist. Praegu, mis on 34 aastat või. Ja nii et umbes sama vana, kui olen mina, umbes sama kaua me oleme nagu käinud seda vabas Eestis seda teed. Ja kristlaskond on justkui nagu raiunud ühte pakku, ühte jändrikku. Ja natuke näinud seda, et kirves läheb kaugemale. Ja on proovinud nagu erinevaid viise. Fakt on see, et 90-ndatel tulid hullud massid nagu kirikusse, aga fakt on ka see, et nad ei jäänud sinna. Ja siis me oleme mõelnud, et kas me ei osanud nagu neid jüngerdada või milles on asi. See on seotud ilmselt sellega, et riik sai vähem vaesemaks ja rikkamaks ja me unustasime Jumala. Meie majandus tegelikult on õitsenud paremini kui kuskil mujal Baltikumis näiteks. Ja me oleme raiunud seda pakku ja proovinud erinevaid viise nagu lüüa seda ja tükeldada seda eestlase kangust nii-öelda. Ja seda vastupanu või kangekaelsust Jumala suhtes. Ja minu jaoks Kaaleb on see mees, kes lööb selle kirve ja ta tunneb, et kuule, nüüd läheb. Nüüd lubab. Mul oli palju seda emotsiooni viimastel päevadel. Proovisin ühe nurga pealt, teise nurga pealt, töötlesin. Ja tegelikult kõik need hoobid nagu nõrgestasid seda pakku. Aga ühel hetkel ta hakkas minema. Ja samamoodi ma tunnen, et need erinevad nagu strateegiad, mis me oleme võtnud, küll me oleme proovinud tänava evangelismi, küll me oleme proovinud suuri koosolekuid, küll me oleme proovinud kodugruppe ja me teeme kõik selleks, et välja mõelda, kuidas nagu Eesti rahvast võita Jumalale. Ja ometi on see jändrik ikka nagu meie ees. Aga mida Kaaleb teab, on see, et iga löök, isegi kui ta ei ole läbi raiunud, siis on nõrgestanud seda pakku. Iga hoop on kuskile maale seda pakku nõrgestanud. Ja see, mida Kaaleb võib tunda, kui nüüd ühel hetkel kõik ütlevad, lähme tagasi surma ja orjusesse, siis mina kujutan ette, et Kaaleb nagu raiub seda pakku ja sa oled selle vahva tunde juures, et sa lööd ja sa tunned, et läheb ja nüüd järgmisega läheb. Paned ühe veel, okei, nüüd ei läinud, aga nüüd on juba nagu läbi raiutud. Sa võid lihtsalt tõmmata nagu lõhki selle paku nüüd. Olete olnud selles hetkes, vähemalt palju meesterahvad võiks seda olnud kogeda, võib-olla naised ka. Ja sellel hetkel Eesti mees on küll nii kange, et siis ükskõik kui jahtunud see supp seal on ja mida naine ukse peal õiab, sa ei lähe tuppa. Sa lööd selle paku lõpuni. Amen. Nii palju nagu kangust meis on. Ja ma arvan, et Kaaleb nagu tundis täpselt seda. Poisid, see pakk on juba löödud ja kõik pööravad otsa ümber ja lähevad tagasi. Mida asja?
see raia analoogia läheb mul edasi. Ma tunnen, et on teatud asjad, mida kirik praegu teeb Eestis ja ka Nõmme kogudus üliaktiivselt, mis tegelikult panevad need paugud sellele Eesti pakule, kus see hakkab lubama nagu. Me hakkame justkui, keegi ütles, kuulma ärkamise sosinaid. Ja seda ütles mu hea sõber Paat Simon muuseas, saadab tervisi teile. Ja me hakkame kuskile jõudma, kus nagu mingid asjad nagu raiuvad läbi hästi. Ja ma arvan, Nõmme kogudus näeb seda võib-olla läbi TTT või läbi meeste hommikute või läbi meie isa palvepäeva või nendes ühistes ärkamiskoosolekutes. Ma tean, metodisti kogudus näeb seda läbi meie noorte, kes julgelt tänava peal kuulutavad ja näevad ka imesid ja saavad täis püha vaimu. Ja on erinevad asjad, mida me proovime ja teeme, aga kuidagi on see tunne, et nüüd lubab. Nüüd see pakk hakkab nagu murduma lõpuks. Ja nüüd, sõbrakesed, me ei saa tagasi pöörata ja öelda, et kuule, me ei ole kuskile jõudnud, tšau baka. Aga nüüd ma tulen sellise koha juurde, kus ma teen oma äiast nagu suure kangelase. Ta saab natuke Jeesust mängida selles analoogias. Ma raiun seal, raiun neid pakke ja jändrikke ja teate, korraga sa jõuad sellise paku juurde, kus on seal 7 oksa vastas ja mõtlen, et see ei lähe kohe kuidagi. Ja tead, sellel hetkel ma tunnen, et ma tegelikult tunnen oma uhkust ja ma tunnen, et ei, ma saan hakkama sellega. Ja siis äi tuleb korraga juurde ja ta vaatab, kuidas ma raiun ja tead, äi on täis armu ja tõde. Aga enne kui armu, siis ta on täis tõde. Enne kui need väiksemad halud mul seal olid, siis ta tuli ja ütles, et kuule, pane jalad rohkem harki. Okei. Ja siis kuule, proovisid serva pealt ja ära seda niipidi pane ja kuule, vaata, et su jalgealune oleks puhas, et sa millegi peale ei astu. Ja tead, alandav on see tõe hääl, ma ütlen. Kui su endas uhkust on ju. Ja niivõrd, kui seda uhkust on, siis seda võrra alandavam see hääl on. Ja mõtlen, ma tean, ma vanaisa ammu rääkis seda juba. Äi võib-olla mõtleb, et seal võis mingi muster olla. Aga ma raiun ja siis on tõe hääl, aga ta ei ole ainult täis tõde, aga ta on ka täis armu. Sest äi on mootorsaega seal mul juures. See arm on mootorsaak siis selles analoogias. Ütleb, et kuule, kas sa tahad mu abi, et ma lasen sul selle jändriku nagu 3 sekundiga siit. Ma ütlen, et kuule, Piibel ka ütleb, et ma oma käsivarre jõul, oma õiguse parema käega vist oli mingi fraas selline. Ja võib-olla teen biitsepsile musi ja saadan äia õunapuu oksi lõikama selle mootorsaega ja okei, ma ei teinud seda niimoodi, praegu panen juurde natukene. Aga tead, meil see on uhkus, et ma saan sellega hakkama ja me raiume seda jändriku edasi. Ja siis varsti läheme tuppa ja äi tuleb vastu, küsib, said pooleks või? Ütled, et kohe-kohe. Ja siis lähed edasi ja lähed abikaasa juurde ja küsid, et kuule, kas oli seal mingi vastumkeel või leidsid sa apteegist midagi mul? Ja siis abikaasa ütleb, et kuule, vastumkeeli vist ei ole 10 aastat enam, aga sain midagi muud ja võtsin sulle rahustuseks Baldereni ka natuke. Ühesõnaga, see pilt on selles, et ma tegelikult olen nõrgem, aga ka uhkem. Ma olen nii nõrgem, minus on rohutirtsu selle jändriku suhtes, aga ma olen ka uhke, minus on hiiglast. Mida raiumine ja paljud teised võib-olla sellised tööd õpetavad, eriti kui kõrval on keegi targem, kes teab ja on valmis aitama, on see, et me oleme päris uhked. Ja mitte ainult see jändrik ei ole käänuline. Aga me ise oleme käänulised. Me ise oleme parajad jändrikud. Või nagu Vana Testament ütleb just nende samade lugude raames, rahvas, kelle kael on kange. Muuseas, eesti keelde ongi see fraas tulnud otse heebrea keelest. Kange kael, jäik kael, need, kellel on kange kael.
Me oleme käänulised seest. Meis on uhkust, mida Jumal peab läbi raiuma. Muuseas, kes aru ei saanud, siis see täis armu ja tõde, see on jõulusalm. See on mu ainuke jõulusalm, mida ma täna nagu detsembrikuus siin annan teile. See on Johannese evangeeliumi jõululoo järgi, mis on selline filosoofiline jõululugu. Aga salm 14 peatükk 1 ütleb, et ja sõna sai lihaks ja elas inimeste keskel. Ja me nägime temast kirkust, isast ainusündinu kirkust, täis armu ja täis tõde. Ma räägin seda sellepärast, et see, kes saab täis Jumalat või kes täitub Jumala järel, see peab saama täis armu ja tõde, aga seda armu, mootorsaag ja seda tõde, pane jalad harki, on raske vastu võtta, kui minus on käänulisust, on uhkust. Mõistate? See on see analoogia. Ja see teema ongi see, et kui siin analoogias raiuja on kirik ja pakk on eestlase, meie rahva üleüldine selline kangus, siis me ühel hetkel saame kirikuna aru, et on ka raietöö, mis Jumal peab meis tegema. Nii nagu Heebrea kiri ütleb, et see Jumala sõna on kui vahe ja kaheterane mõõk. Millest see point on? Point on selles, et kui mõõgal on 2 tera, siis ta haavab mõlemas suunas, ükskõik mis suunas sa seda liigutad. Ja siin analoogias, nüüd ärge nagu liiga palju ette kujutage, läheb liiga võikaks, aga see kirves on nagu 2 teraga kirves. Et see ei raiu mitte pakku, aga midagi, mida see peab sinu sees läbi raiuma. Ka raiujas on käänulisust. Ka kirikus on asju, mida Jumal peab meis lahti lõhkuma. Ja see võib olla päris valus protsess. Aga millele me peame toetuma, on Jumala tõde ja Jumala arm, mida me ei võta vastu ilma kuulekuseta, mida me ei võta vastu selle alandlikkuseta. Sest ühel hetkel me ütleme äiale, et ei, mul ei ole su mootorsaagi vaja. Mis siis, et see 3 sekundiga saaks su probleemi lahendatud ja siin selja terveks jäetud. Või ütleme äiale, et mul ei ole vaja jalad harki panna. Ja siis ai saada. Nüüd see on analoogia, on ju, kõik äias võib ka uhkust olla. Saate aru? Ma ei räägi praegu seda, et ma armastan väga oma äia, aga kõigil on asju, mida läbi raiuda. Tuli paar tõsiusklikumat pilku ka. Aga see point on selles, et meie süda võib võtta nii selle suuna, et me oleme liiga väiksed, et Jumala missiooni ellu viia ja me oleme rohutirtsud. Ja see suund lõpetab tegelikult sellises surmaloogikas. Me ei kõlba mitte millekski. Aga meie süda võib võtta ka selle uhkuse suuna, kus me ütleme, et meie oleme need hiiglased. Ja mis on nagu Vana Testamendi selline balanss, on just see, mida me enne siin lugesime, see, et Mooses ja Aaron ja Joosua ja Kaaleb ütlevad rahvale, et ärge kartke. Miks? Ja see järgmine fraas ei ole seotud sellega, et kas nemad on liiga väiksed või nemad on liiga suured, aga sellepärast, et mina olen sinuga. Ja see on alati Vanas Testamendis ja ma usun ka Uues Testamendis see julgustus, et see mõõdupuu ei ole nii-öelda meie suuruses või väiksuses, aga selles, kes sinuga on. Ja kas Jumal on nende plaanide taga ja nende tegude taga, mida sa teed, kirikus või kirikust väljaspool. Kui Mooses kõhkleb Jumala ees, Jumal kutsub teda, 2. Mooses 4. peatükk, Jumal kutsub teda ja ütles, et sina viid mu rahva välja Egiptuse maalt. Mine Vaaro ette ja ütle, et lase mu rahvas minna. Siis Mooses ütleb, et kes olen mina? Mõistate, see on see peeglisse vaatamine. Siin tuleb nüüd see, et kas ma olen rohutirts või ma olen hiiglane. Ütle, et ma olen hiiglane ja siis ma lähen. Ütle, et ma olen rohutirts ja mul on hea vabandus. Ma ei pea minema. Mooses pigem ütleb seda teist, ja pigem seda rohutirtsu teemat. Aga mis Jumala vastus seal on? Vastus ei puuduta üldse Moosest. Vastus on, et mina olen sinuga. Ja mida sa, Taavet, öelda tahad täna selle kogu nagu jutuga ja rohutirtsude ja raiumisega ja Kaleviga? Ma tahan öelda seda, et kui Jumal
tõstab üles põlvkonna, kes nüüd ligi 40 aastat peale seda nõukogude aega, kellel on potentsiaal näha ühte vaimulikku ärkamist, näha neid sõnu ellu rakendumas, mida on juba aastakümneid ka profeteeritud konkreetselt Eesti üle ja Euroopa üle, siis me peame eeskujuks võtma Kalevi. Ja mitte selle Kalevipoja, kelle võib-olla tugevam nõuanne on see, et korraga siil tuleb põõsast välja ja ütleb, et virutas serviti, aga see, kellega koos on Jumal. Jumala hääl või sõnum on see sama, et ära karda neid. Mina olen sinuga. Ei olegi see meetod serviti või mitte. Point on selles, et mina olen siin. Ja minu tõde, kui sa tahad, võtta see kuulda ja toimi selle järgi ja sa oled õnnistatud. Ja minu arm, see mootorsaag on siin samas. Tule küsi, ma lasen selle jändriku juppideks. Kui sa sellel hetkel teed oma südame kõvaks, ütled, ei, ma olen ise hiiglane, siis on vastum Keel ja Balderin. Ja haavad. Aga kui sa sellel hetkel ütled, et ma olen rohutirts, siis samamoodi sa ei jõua sinna tõotatud maale. Aga kui sa sellel hetkel tunnistad, et Jumal, ma tahan täituda. Jumal, mina tahan, et minus oleks teistsugune vaim. Kui Jumal, kõik kalad ujuvad pikivoolu, mina tulen vastu voolu. Öelda, et mina kogu südamega, Kal, Lev, ma järgin sind ja ma täituvalt tahan täis saada sinu vaimu, armu ja tõde ja ma tulen sinu järel, maksku mis maksab. Ja ma arvan, sellise nagu suhtumisega põlvkonda keegi ei peata nende raietöödele. Keegi ei saa selle vastu. Ükskõik, kes seal teisel pool on, hiiglased või mitte. Ja ma igatsen ka Nõmme kogudus, nagu saab sellest aru, et teie käes on üks Eesti suurimaid kirveid. Sellega võib haiget teha, aga sellega võib ka vaenlase tööd lõhkuda. Niimoodi, et on lõhutud. Teil on suur vastutus kanda ka Eestimaal. Mitte lihtsalt nagu midagi uut alustada, aga tegelikult lõpetada selle paku raiumine, mida Jumal on kõik need aastad vaikselt raiunud. Jah, me ei ole nagu tunnistanud, et see veel pooleks läheb, aga nüüd lubab. Tõuseme ja paletame. Isa, ma palun, et sa selle koguduse ja Eestimaa kristlased teeksid osavateks raiemeesteks ja naisteks. Sa annaksid meile selle Kalevi poegade ja Kalevi tütarde identiteedi. Me täie südamega ja ustavalt oleksime sinu järel ja ka täituvalt. Jumal, et me ei hoiaks oma uhkuses eemale sinu armuvahenditest. Me ei hoiaks eemale sinu tõesõnast. Me ei hoiaks eemale sinu armust, mis on valmis ja tahtmas meid appi tõtata meile. Aga me ka ei näeks ennast kui rohutirtse, kes pöörduvad tagasi ja vaatavad ainult peeglisse, ainult nendele ressurssidele, mida meie silm tunnistab. Ja ütlevad, et me ei piisa, me läheme tagasi. Tulgu või nõukogude aegu uuesti. Issand, anna, et me ei langeks nendesse äärmustesse, aga me tõstaks oma silmad sinu peale. Ja ütleks, et kui me sinuga läheme, siis me võime olla nende hulgas nagu Mooses ja Aaron ja Joosua ja Kaaleb. Nagu Kaaleb ja Joosua, kes päriselt jõuavad sinna maale, tunnistavad oma silmadega, kui suur on Jumal ja kuidas rahvad on antud tema kätte enne kõike. Ja tema võib neid anda. Tema käes on rahvaste südamed. Issand, võtame vastu sinu tõe ja armu. Jumal, raiu läbi meie sees, ka koguduse keskel, meie südametes see uhkus, mis takistab sinu abi vastu võtmast.
mis võib-olla unustab sinu imeteod, nii nagu need 10 maakuulajat unustasid kõik kogu ajaloo. Unustasid selle paku, mida on juba nii kaua raiutud. Issand, anna meile oma jõud tõusta. Õnnistada seda uut põlvkonda, kes on sündinud ja üles kasvamas. Ja me usume, et me näeme head maad, mida sina oled tootanud. Me näeme sinu heldust ja headust veel siin elavate maal. Jeesuse nimel. Amen.